Tere, imelised! Mina olen Triinu ja mina olen täna teadusavardaja ja aitan näidata inimestele uusi võimalusi. Kui sinu keha täna väriseb, sul on ärevus või sul on depressioon või mis iganes, siis see on märk sellest, et sina ei ole kohalolus. See on märk sellest, et sa ei ole ühenduses oma rõõmuga. Ja see on märk sellest, et sa pole tasakaalus ja sa ei usalda oma elu. Kõik need sümptomid, mis sul täna võivad olla, mis tekitavad sulle halba enesetunnet, siis tuleb nendega tegeleda. Mina olin see naine, kes ka eiras kogu aeg endaga tegelemist, sellepärast et keegi ei olnud õpetanud, keegi ei teadnud. Alles siis, kui ma leidsin 35-aastaselt Luule Viilma raamatu, hakkasin ma juba aru saama, et meil on emotsioonid ja meil tuleb nendega tegeleda. Nii et täna ma olen ennast läbi purenud kõikidest nendest kohtadest, sest sa juba kindlasti tead minu lugu. Ja mul ei ole täna enam seda kohta, et kus on mu jõud ja kus on mu vägi ja kus on mu rõõm ja kus on mu tasakaal, sest ma olen jõudnud nendesse kohtadesse. Ja see tähendab seda, et mina ei õpeta sulle, kuidas võtta tablette, kuidas selles mõttes lükata ennast veel eemale, vaid minuga koostöös saad sa tulla hoopis teisele tasandile. Ehk siis hakata vaatama, kes sina päriselt oled. Kes sina päriselt oled. Nii et sinu kannatus täna võib olla sinu kingitus. Mina seda ka ei teadnud, aga valides selle teekonna, olin ma valmis kõikideks uuteks olukordadeks, sest ma soovisin näha enda uut mina. Nii et paljud inimesed täna mulle kirjutavad, et mul on see ja mul on see ja mul on see ja ärevus on nii suur, siis ära karda seansse. Me õpetame koostöös siis sinuga kehale, kuidas hirme vabastada. Sa ei peaks olema ärevuses. Ärevus on ainult hirmupõhine. Ja kui kehas on palju hirme, siis keha värisebki, sest ta ei taha neid hirme. Ta ei taha nendes olla. Keha soovib olla terve ja rõõmus ja hing soovib maa peal täiega laulda ja tantsida. Nii et seansid, mida me koostöös teeme sinuga, on väga leebed. Me lihtsalt õpetame talle samm-sammult oma närvisüsteemist maha laadima neid tundeid, mis ei ole, mis tekitavad sulle raskust. Me ei pea enam täna esivanemate koormat kandma, aga kui sa oled selle võtnud, siis on oluline see, et on aeg maha laadida see. Ja see on see koht, mida ma sulle jagan, kuidas sellest vabaks saada. Nii et kui sina täna oled selles kohas, kus sul pole power'it, sellepärast et sind ei ole nähtud väärtusliku inimesena, sinu alateadvus on salvestanud selle koodi, et töö on kõige olulisem ja raha on kõige olulisem, aga mina ja sinu väärtus on kuidagi tuhmunud. Aga selles sinu keha ei valeta. Sinu keha räägib sulle, kas väsimusena, kas depressioonina, kas halva enesetundega, kas tundega, et miks ma pean seda tegema, mida ma ei taha. Ühesõnaga, kõik see lugu, mida sa võid tunda, võib tekitada sulle lõppkokkuvõttes väga suurt frustratsiooni, sest sulle tundub, et elu on nii mõttetu ja kõiki asju, et sa võib-olla ei tahagi teha seda, mida sa täna teed. Minu jutt võib võib-olla puudutada ka raamatupidajaid, sest mina olen olnud raamatupidaja 25 aastat
ja see tähendas seda, et mäletan väga hästi neid hommikuid, kus minu keha tõrkus täiega avama arvutit. Tal oli täiesti error, mul tekkis meeletu suur ärevus. Ma tundsin, et ma tahan selle arvuti välja visata, sest ma ei suutnud avada arvutit ja vaadata numbreid. Ja ma tegin selle mustri korda enda sees ja see oligi see koht, et minu hing tegelikult tahtis suuremalt elada. Ta tahtis olla ja teha seda, mida ma täna teen. Ma õpetan ja jagan teadmisi, kuidas olla kohalolus, rõõmus, tasakaalus, usalduses ja elada siis hirmuvabalt ja stressivabalt ja elada seda elu, mis su kirg on. Nii et mõnikord sa isegi ei pruugi aru saada, mis su kirg on, aga su hing annab seda märku kas või ärevusena. Nii et kui sina tunned oma töö suhtes sellist vastikustunnet, siis on aeg vaadata, mis on selle taga ja kelle tundeid sa kannad ja kas on äkki aeg hoopis edasi liikuda oma teel. Nii et mina saan sulle lihtsalt jagada seda kohta, kuidas sa saad maha panna, maha laadida iseenda energiast kõik need hirmud ja stressid, mida sa oled enda kanda võtnud. Nii et ära karda endaga tööd, sest see on parim asi, mida mina täna olen teinud, et täna olla siin. Ja ma olen tegelenud ainult oma emotsioonidega ja uskumustega ja mitte millegi muuga. Nii et kui sind kõnetab, siis kirjuta julgelt, sest hirmude vabastamine on lihtne ja kerge. Nii et meil on võimalik täna oma alateadvust õpetada, sest inimesel on nii palju võimeid. Inimene on nagu väga võimekas, aga tal on need koodid peale pandud, kus sa ei näegi oma potentsiaali. Aga nüüd on see koht, kus sina hingena saad aru, ma ei taha seda, ma tahan elada täispotentsiaalis. Ma tahan elada täies rõõmus ja tasakaalus. Aga tasakaalu saab inimene alles siis, kui ta on tasakaalus nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Ehk siis kõik on tasakaal. Me ei ole, kui meid on õpetatud algselt, et materiaalsus on kõige olulisem, aga kui me selle enda ära unustame, oma vaimse mina, siis lihtsalt läheb see ärevuseni, depressioonini. Aga siin on just vaja teadlikkust, meil on vaja tasakaalu. Ja tasakaal on siis, kui sa hakkad iseenda sees olevaid tundeid transformeerima armastuseks, vabaduseks, et sinu sisse saaks tekkida rohkem ruumi, õhku ja sa saad minna lendama oma väesse, oma jõusse. Nii et tasakaal, kõige olulisem asi, ei ole ja samamoodi on tasakaal armastuse ja hirmude vahel. Kui inimesel on väga palju hirme, siis tal ei ole armastust nii palju, selles mõttes, et tasakaal on puudu. Aga kui sa oled tasakaalus, sest osad hirmud on okei meie jaoks, sest vastasel juhul sa ei kaotaks pea, kui sa oleksid liikluses ja ei toimiks nii, et sa ei märkaks kedagi. Nii et tasakaal on ülioluline hirmude ja armastuse vahel, aga inimesel, kellel on rohkem hirme, tal on selle võrra vähem armastust ja armastuse vool ongi vaja taastada meie kehas, et see hakkaks liikuma, et sa tuleksid kohalollu, et sa tuleksid lõpuks elu usaldusse. Sest kui sa kogu aeg rapsid, siis elu ei saa anda sulle uusi võimalusi. Sest see rapsimine ongi see koht, kus me ei kuule ennast, me ei näe ennast, sest meid on ära tinistatud. Aga kui sina tunned, et sinu keha täna enam ei vaiki ja sinu ärevus annab märku, siis tea, mis on võimalik. Nii et raamatupidajad,
kui teie olete siin ja olete näinud minu lugu, siis mina olen üks nendest raamatupidajatest, kes on läbi põlenud ja kes on leidnud uue alguse, sest et elu viis mind siia ja ma haarasin selles kohas, sest ma ei tahtnud enam olla elujõuetu. Nii et kõik, kes tunnevad täna ennast selles kohas ära, vahet pole, kas sa oled raamatupidaja, võib-olla oled sa müüja, võib-olla sa oled maakler, võib-olla sa oled sekretär, vahet pole, mis rolli sa täidad, aga lihtsalt see pool, et sa teaksid, mis on veel võimalik. Ja valik on sinu enda teha. Nii et soovin sulle imelist päeva ja vaata need üle, mis on sinu väärtused. Minu väärtus on täna kohalolu, rõõm, tasakaal, usaldus ja ma toimin läbi nende. Ja see tähendab seda, et ma kuulan oma keha. Kui mu keha midagi räägib, siis ma sellega tegelen. Ja sinu keha võib samamoodi rääkida, aga sa ei saa sellest aru. Sa eirad oma keha sõnumeid, sest meil ei ole seda õpetatud. Aga mina olen seda nüüd õppinud viimased 10 aastat, nii et mul on ülihea meel jagada sulle ainult neid teadmisi, kuidas olla terve, rõõmus, kohalolus, tasakaalus ja usaldada oma elu. Mina olen Triinu ja olen teadvusavardaja inimestele, kes otsivad lahendusi oma kehasõnumitele. Aitäh ja imelist päeva sulle!